Kas teil on kasvuhoones kõik tänaseks kenasti kastetud? Minul veel ei ole ja ma usun, et Eestimaal on palju teisigi inimesi, kelle töökoht asub kasvuhoonest nii kaugel, et päris iga päev ja igal õhtul sinna kastma ei jõua. Otsustasin sisse astuda firmasse Akvedukt, et uurida, kuidas seda kastmisasja natukenegi endale kergemaks teha. Selleks on meil pakkuda siin firma Klaber erinevad tilgutid ja kastmissüsteemid, milles siis iga inimene juba ise saab valmis teha midagi sellist, mis täpselt teemale sobib. Kuidas me saame selle paika panna, et täpselt parasjagu tilgub? Selleks on olemas nüüd programmkellad, kus siis inimene saab juba vastavalt enda vajadustele valida ühe programmi, mis siis temal need taimed ära kastab. Hetkel on mul siin käes üks programmkell, mis siis võimaldab valida 19 erineva programmi vahel. Hakkame pihta sellest, et programmkell võimaldab meil kasta 2 minutit iga 8 tunni tagant või kuni 90 minutit iga 7 päeva tagant. Kas ta sobiks ka avamaale? Põhimõtteliselt on ta sobiv avamaale, et lisana saab siia juurde tellida nii vihmaanduri kui ka siis vastava liidese selle jaoks, et selle vihmaandur siia paigaldada. See tähendab seda, et süsteem ise kontrollib, et kui on nädal aega vihma sadanud, siis mitte tilka selle nädala jooksul tema enam juurde ei pane. Täpselt nii. Kui suurt süsteemi ma saan ehitada enda jaoks? Te võite ehitada ka endale hektari. Selles mõttes, et kõik vajalikud seadmed ja nii-öelda vidinad on selle jaoks olemas, et me saame minna trassitoruga, jämedama trassitoruga alustada, minna sealt edasi peenemate trassitorude peale ja kasta ära kas või terve kurgipõllu. Selle välja ehitamiseks on, kui suuri oskusi me vajame? Praktiline kogemus näitab seda, et analoogsete süsteemide ehitamisega on kõik siiamaani ise hakkama saanud. Kui tõesti mõningatel on tekkinud probleeme või küsimusi, oleme me alati olemas ja oleme leidnud alati lahendused ja vastused kõigile küsimustele. Aga Klaberil on siin teie firmas välja pandud rohkemgi kui ainult need tilgutisüsteemid. Klaber on siis Itaalia firma, kus me saame kastmissüsteemi kogu meie aiatarbeks. Ja meil on olemas erinevad voolikud, nii-öelda imvoolikud, tilkvoolikud, mida saab kasutada hekkide kastmiseks, samamoodi näiteks suuremate peenarde kastmiseks. Firma Akvedukt pakub kõiki koduses veevärginduses vaja olevaid seadmeid, alustades puurkajupumpadest, lõpetades seal tühjenduspumpadega fekaaliveele, tsirkulatsioonipumpadega küttesüsteemidele. Kõik, mis on veega seotud, kõik selle te saate meie poodidest. Lugesin siit ühe vooliku rulli pealt kirja, et süsteem vajab ainult ühe paarilist survet. Kui meil veevärgis on nüüd natukene rohkem survet, siis see voolik ei kõlba? Ei, kõlbab ikka, et selle jaoks on meil lahendus olemas, et meil on spetsiaalsed rõhualaldid, mis alandavad rõhu siis 1–10 paarini sisse tuleva rõhu ühe paari peale. Teie firma asub siin Tallinnas Punasel tänaval. Kõik inimesed paraku mitte siia ei jõua. Kus kohast veel vaadata? Suuremates aianduskeskustes ja ehituspoodides on kindlasti Klaberi valik olemas. Et aianduskeskused on kindlasti need kohad, kus leiab ka kogu vajamineva asja, et ehitada endale tilgutisüsteemi. Niisiis jah, nii nagu kuulsite, nägite, on mugav ja lihtsasti kasutatav kastmissüsteem täiesti olemas ja ma usun, et kui see süsteem on ühes majapidamises juba paika pandud, siis see tagab nii mõnegi vaba tunni või pooltunni ilusal suvepäeval.